No nii, tere taas, head vaatajad. Siin taga on üks äge paat jälle. Järjekordne projekt, mis just sai valmis ja saab täna kliendile üle anda. Kui eelmises videos oli Alba 460C ehk külgkonsooliga, ühepoolse konsooliga, siis siin on juba päris hea loom, Alba 570. Suur paat. Vot, aga vaatame, mis siia peale sai ja millega tegu. Alustame siis siit eest. Trailerile vints koos väikese patareiga ja akuga. Jätsin ka vana külge, et juhul kui tehnika ei tööta, tehnika on tehnika, siis tõmbad siit üle tavavintsiga. Boat buckle hoiab eest. Okei, enne kui taha liigume. Paati liigutab, hoiab ankrus Kalamehe parim sõber, vöörimootor, aga mitte tavaline, vaid Mingota Ulterra. See tähendab seda, et see jookseb puldist sisse ja puldist välja, seda ei pea ise käsitsi liigutama. Et päris mugav asi. Mis veel? Prose sai pandud eraldi lülite alla. Must be. Ja mõnda seda prose ongi hea kinnitada selle Marinaki sellise vööriplaadi külge. Et siia sai siis veel pandud Mingota kiirliides, et saab mootorit kiiresti maha tõsta. Samamoodi pistikust lahti ja võtta maha. Ja seal me näeme Victron Energy laadimispistikut. Selle paned järgi, saad laadida kõiki paadi akusid. Ja targad laadijad laevad, üle ei lae. Kui on täis, jätab laadimise järgi, võtad ära, lähed kalale. Lihtne. Mis veel? Liigume siia taha poole. Mootoriks Mercury 150 Pro XS. Roostevaba tiivik. Taga ka boat buckle kinnitused, väga mugav. Paati kinnitada eest, tagant krõps kinni ja valmis. Siin on paadiandur. Mõne kile saab omanikku maha rebida. Ikkagi uue asja rõõmud. Siin on meil live andur, Humminbird Megalive 2 ja S-pointer target lockiga täisautomaatne jalg, mida saab ka loomulikult manuaalselt keerata. Ja kes veel ei teadnud, siis mis on Megalive'il jube hea lõks ja andur on selles nii-öelda landscape mode'is ja liigutad väga lihtsalt üles alla. No question. Ja paned tagasi. Oile, no ei lähe. Hopsti. Ja väga lihtne nurka muuta. Vot, selline loom. Aga lähme vaatame, mis sees on. Nii, oleme sees. Esiteks, julmalt on ruumi siin sees. Räige tantsuplatsne. Taga mõnusalt S-pointeri aju on siis siin. Siit tulevad kõik kaablid, Megalive'i kaablid. Ja siin on siis S-pointeri pedaalid. S-pointeriga tuleb veel kaasa see, mis käib ridva peale, see pult ja kaelaks siis 3 varianti. Nii. Paadiandur on siin, Humminbird Apex 13 peal ja teiseks loodiks sai pandud Humminbird Explorer 12, ehk see on siis live anduri järel ja see on siis nii-öelda paadi põhilood, kust hakkab siis külgvaade ja kõik, mida paadiandur näitab ja lisaks siis kaart. Kaartiks sai Humminbird või see, Humminbird, jah, kõik on Humminbird. Navionics Platinum Plus, see on suur kaart. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi, mered ja siseveed. Mis siin paadi saa, mis lisavarustusena sai veel pandud, sai siia see Marinaki Tool Organizer XL. Näitan siis natuke paati ka. Siin on ikka väike laegas. Siin on siis suur eluskala mahuti ja siin on veel lisavarustusena on see dušš, mis
käib siia järgi ja siis saad nupust võtta seda veekogu vett. Siin on siis tagumine iste, ja teine on teisel pool. Ehk siis see on nagu väga mõnus, mugav asi ja praktiline. Siin on meil päramootori aku. Ja pull on see, et siin on veel eraldi massilüliti päramootorile. Plõks ja liiguta mootorit. Nii, päramootorile on eraldi aku. Siin on siis teine istmealune, siin all on ka panipaik, lisaks on istmete alt, käib lahti. Nii, esimene akupark on siin all. See on siis vöörimootori 24-voldine aku. Ma toestasin ilusti ära, et ta siin jooksma ei hakkaks. Victron Energy laadijad, need ongi ühendatud sinna ette Victroni pessa. Need on targad laadijad, hakkavad siis seda süsteemi kõike laadimiga üks oma akut. Siin on siis teised akud, siin on siis üks 12-voldine 100 ampertunnine liitiumaku kogu paadiseadmetele. See tähendab siis seda, et kõik need pilsipumbad, värgid, särgid, no mis me siit näeme, pilsipump, LiveWelli sirkulatsioonipump, klaasivalgus, kokpiti valgus, esimese tagumise teki, ventilatsioonid, valgused, bla bla bla, kuni istmesoojendusteni välja. Et siin on istmesoojendused ka. Ja ma panin selle prose nupu panin siia. Oba. Valgus. Nii. Ehk siis üks aku on kõik paadiseadmetele ja teine 100 ampertunnine liitiumaku on siis kajaloodidele ja laivandurile. Ja siin on siis vöörimootori kaitse, samas ka massilülitina toimib 2-1 ja siin on siis seadmete massilüliti. Vot, siin on suur vidvahoidik ja miks mitte ka siia põhja võib-olla mõned landikarvid panna vajadusel, aga jääks rippade alla. Ja siit pääseb siis ka akudele ligi ja siin on veel see panipaikade ventilatsioon ka lisavarustusena juures. Ja siin on mega suured, ma ei tea, poe või ise sisse põhimõtteliselt, ma mahuks siia sisse ära näiteks. Need on siis Marinaki vendrid, head siuksed praktilised, võtavad vähe ruumi ja saab hästi hoiustada. Nii. Vot, suukene paat. Päris äge asi sai jälle. Et klient tuleb siin kohe järgi sellele. Aga enne ma veel panen kajaloodidele viimase tarkvara peale. Vöörimootorile samamoodi. Ehk siis, mis klient siit saab tegelikult võtmed kätte paketi. Ehk siis paadile on veel numbrid vaja kleepida külge ja paat on põhimõtteliselt ready to go kalale. Et võta järgi ja mine otsa kalale. Et jah, tulekustuti näiteks sai pandud siia ilusti ära ja ühesõnaga jah, jälle üks äge projekt valmis. Et nüüdseks siis päris mitu paati juba tehtud ja siin järgmisena tuleb Alba 440, nii et tänud usalduse eest ja kui tekkis endalgi huvi Alba paatide vastu või tahad oma paadile tehnikat installeerida, siis võtta julgelt ühendust ja teeme ära. Vot, aga tšau!